Tere minu poolt, kõik Riigikogu liikmed, kõik kuulajad. Mina tahaksin rääkida sellest, mis on eeskätt viimase 30 aasta jooksul Eesti metsades toimunud ja natuke ka tõlgendada neid andmeid ja lisaks rääkida ka neid põhimõtteid, mis käivad metsade tegutsemisega kaasas. Ja ma kohe ette ütlen ära, et osade nende väärtustega, mis on metsadega seotud, oleme me oma ühiskonnana hästi toimetanud, neid hoidnud ja ka kasvatanud neid väärtusi, aga teistega jälle mitte. Kõigepealt räägin üldistest metsadega seotud näitajatest, millest siis metsa pindala. Ma toon natukene pikema vaate, kunagi siis, kui inimene siin Eestimaal veel ei toimetanud, oli Eestis metsasus 80–90%. Hiljem hakati metsi raadama põldudeks. Kõigi aegade miinimum oli esimese Eesti Vabariigi lõpus, kus praeguse metsadefinitsioonile vastavaid metsi oli kuskil kolmandik Eesti maismaapinnast. Ja praegu on natukene üle poole metsasus, siis alates 1999. aastast on kasutusele võetud kõigide nende näitajatega, mis ma siin räägin, statistiline metsainventuur ja selle tõttu päris otse ei ole need andmed, mis ma siin esitan, võrreldavad, see annab natuke erinevaid tulemusi, aga et viimase siis paarikümne aasta jooksul on metsasus suurenenud ka umbes 100 000 hektari võrra. Metsade puidutagavara, siin ma juhin ka tähelepanu, et see hüppe aastaks 2000 ei ole mitte, et seal on tegelikult nii palju kasvanud puidutagavara, vaid võeti teistsugune metoodika kasutusele. Viimased 7 aastat on meil metsade puidutagavara vähenenud, kokku 37 miljonit tihumeetrit ja samal ajal on metsapindala jäänud samaks. Metsade vanus, et aastarmat mets, kus antakse väga palju infot erinevate metsade kohta käivate näitajate kohta, seal antakse ainult kõigi metsade kohta puistute keskmine vanus, ehk siis raiesmikud on sealt välja jäetud ja selles vaates on keskmine vanus ei ole muutunud, aga kui võtta arvesse majandusmetsad ja veel ka seda, et osa metsadest on raiutud, siis nii riigimetsas kui ka erametsades on metsade vanus viimase paarikümne aasta jooksul oluliselt vähenenud ja näiteks firmametsades, juriidiliste isikute metsades, mida on umbes veerand kogu Eesti metsamaast, on keskmine vanus 32 aastat. Ja raiemaht, siin on nüüd üks selline visuaal viimase rohkem kui 80 aasta kohta. Et esimese Eesti, teise Eesti Vabariigi ajal toimus väga suur hüppe raiemahtudes, mis 2000 keskel oluliselt vähenes, aga nüüd on juba pikka aega olnud jälle väga kõrge. Aga et kuna metsapindala on aegade jooksul muutunud, siis informatiivsem on vaadata raiemahtu pinnaühiku kohta. Ja siin on nüüd joonis riigimetsa kohta, kus siis tuleb ka välja, et isegi riigimetsas, kus on suhteliselt säästlikult ikkagi metsasid majandatud, on viimased paar kümnendit majandusmetsades raieintensiivsus väga palju kõrgem, kui seda oli varem. Nüüd üks selline lihtne või ka lihtsustatud tunnus on siis aastas raiutava metsaprotsent. Ja kui seda nüüd vaadata erinevate omanike lõikes, et kui eeldada, et see sama raie maht, mis praegu on, jääb samaks, siis füüsilistel isikutel oleks raie ringi pikkus 80 aastat,
riigimetsal 60 aastat ja siis juriidiliste isikute metsades 30-40 aastat. Ja kõik see, mis ma siin praegu rääkisin, mõjutab ka metsade vanuselist jaotust. Siit on näha, et majandatavas metsamaal on kõige nooremad metsad, on väga palju kõrgem see tulp, need on rohkem kui 2 korda rohkem kui kõiki teisi vanusgruppe. Ja parem pool on siis joonis, kus on ka võrreldud 20 aasta taguse seisuga, mis on muutunud. Lisaks sellele, et see kõige noorem vanusgrupp on suurenenud, vähenenud on olulisel määral 30–60 aasta vanused metsad. Need on siis raiutud, on eeskätt viljakates metsades, mida raiutakse üsna noorena ja pisut on juurde tulnud ka kõige vanemaid metsi. Samas 2/3 üle 80 aasta vanustest metsadest on männikud. Ja kaitsealad. See on ka üks teema, mis mõjutab seda, mis toimub meie metsades pikas perspektiivis. Ja üks põhjus, miks on tahetud praegu ka see seadusemuudatus, mis on plaanis panna paika piir 30% kaitseal olevad metsad, 70% majandusmetsad, on see, et kardetakse, et kaitseal olevate metsade pindala läheb nii suureks, et pole enam metsamajandajatel kusagil majandada. Nüüd enamus kaitsealadest on koondunud riigimetsa ja isegi kui me vaatame riigimetsa, sealset tulundusmetsade pindala, siis see ei ole viimase 20 aasta jooksul oluliselt vähenenud, veel enam siis erametsades. Et see tasub meelde jätta kõigil poliitikutel ja kes asjaga kokku puutuvad, et majandusmetsa pindala ei ole oluliselt vähenenud. Lisaks juhin tähelepanu, nendes numbrites 2012 muudeti statistilise metsainventuuri metoodikat, mis siis tähendab, et tulundusmetsade pindala, kui võrrelda nende eelnevate inventuuridega, on 2024 mõnevõrra suurem ja range kaitse all pindala siis mõnevõrra väikesem. Nüüd säästlik metsandus eeldab, et puiduvarusid kasutatakse jätkusuutlikult. Jätkusuutlikkus on üks selline ilus sõna, mida kasutavad kõik, ka kõige intensiivsemad metsamajandajad räägivad, et nad majandavad oma metsi jätkusuutlikult. Mõiste taastuvate ressursside kohta, et nende majandamine jätkusuutlik, kui järgnevatel põlvedel on võimalik tarbida neid ressursse vähemalt samasuguses mahus. See on asi, millega on kõik osapooled nõus, kuid sellest hoolimata näiteks RMK, keda ma ütlesin, kes ei ole väga intensiivne raiuja, selle plaanid, siis kuidas pikas perspektiivis oma metsi majandada, sealt tuleb välja, et kui 2018 männikutes, kus ei ole probleeme raieaegaga edasi lükata, tegi 3800 hektarit ja 60 aasta pärast saab teha 1300 hektarit aastas, et isegi sellistes metsades, kus raie üle edasilükkamisel puuduvad kaod, 3-kordne vähenemine raiemahtudes, et kuidas sellega tagatakse järgnevatele põlvedele samasugused võimalused puiduressurssi kasutada, mida see tähendab metsatööstusele, kui riigimetsast tuleb männipuitu 3 korda vähem, või ka metsaelustikule, kui elupaigad on kadunud, või metsade puhkavõimalustele, või kliimamuutuste pidurdamisele. Et Forest Europe'i kontseptsioon, mida Eesti on siis lubanud järgida, on see, et raiemahud ei ületa majandatavate metsade netojuurdekasvu, mis tähendab otseselt seda, et majandatavate metsade tagavara ei vähene. Ja selle põhimõttega
lähevad kokku ka siis LULUCF põhimõtted. Nüüd Eestis üldiselt ollakse nõus see, mis on seal ülemisel poolel. Aga kui minna nüüd natuke detailidesse, siis on täiesti teistsugune kontseptsioon. Küpsusvanusesse jõudnud mets raiutakse ja metsa vanust saab ka muuta. Ja nüüd selle kontseptsiooni järgi, et raiume siis küpsuid metsi, raiutakse lähikümnenditel metsi palju, toimub tagavara langus, vanuseline ebaütlus suureneb, Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi väheneb metsa tagavara 30 aasta jooksul peaaegu 100 miljonit tihumeetrit ja see ei taastu. Ja siin on siis ka joonis esitatud, kuidas Eestis raie ületab viimased 7 aastat siis netojuurdekasvu. Ja rõhutan, et neid kahte kontseptsiooni ei saa üheskoos kasutada. Nad on vastandlikud. Ja siin nüüd üks näide ka, mis selle tulemusena on hiljuti avaldatud Eurostati ülevaade siis Euroopa riikide jätkusuutlikkusest raiemahtude juures. Eesti on ainus, kelle raie ületab netojuurdekasvu. Ja mis on lahendus? Jätkusuutlik puiduvarude kasutamine. Kui praegu kasutatakse uuendusraie pindala aastas on keskmiselt 34 000 hektarit aastas. Kui kasutada ühtlast raielanki, siis SMI järgi on see 2700 hektarit aastas, aga siin tuleb arvesse võtta, et raievanuseid on korduvalt alandatud, mis tähendab, et isegi ühtlase kasutuse juures metsa tagavara väheneb ja ka elupaigad vähenevad ja selline raieintensiivsus või raiepindala nagu 22 000 hektarit on see, mille juures tagavara ei vähene ja see võiks minna siis kokku ka nende LULUCF põhimõtetega ja Eesti juba lubatud põhimõtetega, jätkusuutliku majanduse põhimõtetega. Ja esmane tööriist selleks, ma pakun kohe välja, on kaotada küpsusdiameetrid. Et see mõjutab eeskätt siis viljakamaid männikuid, mis praegu raiutakse juba 60-aastaselt, aga männi puhul ei ole mingit probleemi teha seda 90 või 100-aastaselt. Ja analüüsidega teiste puuliikide puhul raievanuse tõstmise võimalusi, et metsakasutajana ma tean väga hästi, et igas kasvuga tüübis ja igas puuliigi puhul ei saa lõputult raiet edasi lükata, raievanust kõrgemaks, kuna puidu kvaliteet väheneb, aga eeskätt on vaja otsida võimalusi, kus seda saab teha. Ja kokkuvõtteks viimasel paarikümnel aastal intensiivistunud metsamajandus muudab meie metsamaastikku. Sellel on hind tuleviku puiduvarude kasutamisele, metsaelustikule, kliimamõjudele. Majandatava metsa pindala ei ole vähenenud, hoolimata kaitsealade rajamisest ja kestlikuks metsa majandamiseks on vaja raiet piirata. Aitäh!